on palunud veel seda seltsimees Laanetu mõningatest bioloogilistest küsimustest lähemalt. Lugupeetud Lahemaa austaja, mina mõne sõnaga lühidalt tahaks puudutada küsimust, mis mul nendest ettevõtetest nagu kõrva jäi ja natukene hinge valutama ka. Nimelt, Lahemaal on alustatud väga suur töö, Lahemaa looduse uurimine, tema hindamine ja juba väga mitmedest aspektidest. See probleem on ka üleüldiselt Eesti probleem ja sellepärast Lahemaal alustada selle tööga nii põhjalikult ja juba kapitaalsemalt on väga teretulnud ja ma usun, kõik siin olejad igati aitavad ka sellele tööle kaasa. Eriti aga Viive Kõvaski sõnavõtus torkas silma see, et meie peame oma veekogusid, samal ajal ka looduslik kompleks uurima väga põhjalikult. Me oleme võrdlemisi, võib öelda, rumalad ja lollid, et me ei tea, mida kujutavad meie looduslikud kompleksid ja mida me peaksime nendes kompleksides tegema ja millised režiimid me peaksime tõesti laskma rakendada nendele teistel aladel. Ja siin seltsimees Kink tõi välja võrdlemisi drastilised andmed ja vaat see puudutabki juba seda, et meie ei tea, mida maksis meile see looduslik kompleks ja me lubasime seda majandada põllumajandusel ja kujundada vastavalt põllumajandusele niimoodi, nagu see oli põllumajanduskasulik. Aga tegelikult looduses toimus väga suured ja põhjalikud muutused ja me ei teagi, milleni ta tegelikult välja viib. Ja sellepärast on ilmtingimata vajalik põhjalik analüüs ja pidev kontroll nende samade keerukate looduslik komplekside üle, mida Lahemaa endas sisaldab. Ja Lahemaa peab ütlema, sisaldab Eesti olulisemat ja tähtsamat looduslik kompleksid, välja arvatud võib-olla siis tüüpilised vaared. Ja sellepärast Lahemaa kõikide komplekside uurimine on äärmiselt vajalik ja siin jõuaks välja ühele küsimusele, miks ei tööta Lahemaa rahvuspargis ühtegi bioloogi. On ju kõik rahvuspargid sellised alad, kus uuritakse loodust. Ja loodusuurimine ei saa põhineda Lahemaa rahvuspargil üksnes sellisel kampaanialistel lühiajalisel uurimisel, vaid siin peab tegema pidevat uurimist ja laekuma pidev materjal Lahemaa rahvuspargi looduse ja nende koosluste kohta. Ja mida ka öeldi ära, et oleks vajalik uurida juba olemasolevat meliratsioonisüsteemi. On ju rabad loopeas ühed suured haruldused meie Eesti ja üldse maailma mastaabis ka ja sellepärast peaks ilmselt 1980. aastal välja kujunenud need suunad, millega hakatakse tegelema. Aga julgen ette öelda, et loodusuurimine peab jääma ja jääb Lahemaa põhisuunaks ja sellepärast, mida varem rakendatakse tööle, siin mitte üks, vaid ma arvan, kindlasti juba grupp biolooge võiks olla kindlasti üks ökoloog, ilmtingimata botaanikasoolos, vähemalt juba 3 sellise bioloogilise kallakum inimest, kes siis hakkaksid nagu tõhusamalt seda asja pidevalt selles suunas töötama ja selge, et ei saa instituutide, ülikoolide sellisest väga vajalikust ja eriti kõrgest ja kvalifitseeritud kaasabist ära öelda. Aga statsionaarse bioloogide töökohad peaksid siin olema, sest ja ütleme, instituutide käe all peaksid need siis ka nii põhjalikult ja arukalt seda programmi läbi viima. Aitäh rohkem.